Elektroonika on kõikjal meie ümber ning rohkemgi, kui me oskame aimata. Ilma elektroonikata ei tööta mitte ükski elektriseade ja IT-süsteem. Kohe selgub elektroonikute noormeister. Seekordne võistlus toob meid suvepealinna Pärnusse, kus asub Pärnumaa Kutsehariduskeskus. Sügisel liitub see kool Pärnu täiskasvanute gümnaasiumiga, saades üheks suureks Pärnu hariduskeskuseks. Juba praegu on see digitaalne, roheline ja rahvusvaheliselt avatud hariduslinnak, kus saab omandada erialasid nii teeninduse kui ka tehnika valdkonnas. Tehnika maailma viib ka meie seekordne võistlus, kus selgub Eesti parim noor elektroonik. Inimesed oma loomuses on juba kord nii laisad ja elektroonika on see süda, mis aitab meie elu lihtsamaks ja mugavamaks teha. Elektroonikud tegelevad elektroonikaseadmete paigalduse, testimise ja parandamisega. Elektroonika eriala sobib kõikidele nendele noortele, kes tahavad muuta maailma paremaks. Meie ümber on elektroonika kogu aeg ja ilma elektroonikata me ei saa. Nii tavaelus, tööelus kui ka hariduses. Ehk siis see näitab seda, et elektroonika valdkonna noored, nende töö ei lõpe. Minu kõrval seisavad täna Eesti parimad noored elektroonikud. Mina saan nooreks meistriks, sest mul on hea koordinatsioon ja kiire näputöö. Võistlejaid on 8 3 erinevast koolist. Ma arvan, et ma võidan nooremeistri tiitli, sellepärast, et ma olen eelnevalt juba võitnud IPC jootmisvõistluse õpilaste vooru. Kõigepealt ootab need ees põhivooru ülesanne ja siis selgitame välja 3 parimat, kes liiguvad edasi finaalvooru, sest seal selgubki noor meister. Mina võidan nooremeistri tiitli sellepärast, et mul on pikaajaline praktiline kogemus skeemide lugemise ja koostamisega. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustame. Ma arvan, et mul läheb äkki hästi. Ütlen äkki, kuna alati tuleb kahta selle sees. Eelmisel aastal sain ise finaali ja sain võidu ka. Ehk see aasta ma loodan ka võidu koju saada. Tere võistlejad! Esimeseks võistlusülesandeks on koostada elektroonika koost vastavalt ette antud juhistele ja materjalile. Sooritamiseks on aega 3 tundi. Alustame! Põhivoorus on neil ülesandeks kokku joota üks elektronkell ja seal on neil siis päris mitu erinevat väljakutset. Seal on erinevaid komponente, nii augmontaaži komponente kui pinnmontaaži komponente. Nendel on vaja vastavalt joonisele, vastavalt juhendile need asjad kokku joota. Ja hiljem peab siis funktsionaalselt see toodega tööl hakkama, näitama siis kellaaega. Ja kui ta tööl hakkab, siis on kõik nagu hästi, siis ta on hästi läinud. Kokku on võistluseks aega 3 tundi. See aeg peaks olema rohkem kui piisav. Keerulist nagu väga midagi ei ole, et tegelikkuses on meil lihtsalt läbi auguga LED-id, panna plaadile ja paar komponenti, see on kõik. Ja tegelikkuses keerulist väga ei ole siin. Nooremeistri tiitli nimel asuvad täna võistlema Olo-Madis Palodis ja Mihkel Altsaar Tartu rakenduslikust kolledžist, Kenno Ratsin, Taavi Tiits ja Voldemar Viilu Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning Eva-Maria Sepp, Ardo Suigusaar ja Elisabeth Kerro Tallinna Polütehnikumist. Õpin elektroonikaseadmete tehnikuks, kuna peres on juba tehnikuid ja üldse inimesi, kes parandavad elektroonikat ise. Vanaema, vanaisa ja enamus tädisi ja sealt tekkis mul lihtsalt huvi. Isa on elektrik. Isa soovitas mulle seda eriala. Mul on lapsest peal olnud suur huvi tehnika vastu ja kuidas asjad töötavad. Kui oli mingi vana seade, siis ma selle lammutasin laiali, vaatasin, kuidas töötab. Enamasti ta uuesti kokku tagasi ei saanud, aga kui oskasin, siis tegin ka juurde. Alguses mul ei olnud õrna aimugi, miks arvuti läheb tööle, kui ma nuppu vajutan näiteks. Tahtsin lähemalt lihtsalt tutvuda, aru saada ja siin ma nüüd olen.
ma arvan, et sellest segasutusest aru saamine oligi see, mis tekitas selle suvi. Ma nägin Eesti Ekspressist 2 noore intervjuud siis minu eriala peal õppimisest. Ma nägin, mida nad on saavutanud nii noores eas. Ühel oli juba oma korter soetatud ja see pani mul pirni põlema, et ma tahaks ka noores eas palju saavutada. Ma mõtlesin, et kandideerin, sain sisse ja nüüd olen siin. Võistlus on täies hoos ja minu kõrval istub siin Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juhendaja Mart. Räägi, mis asi siis elektroonika on, sest ma lihtsalt natuke vaatasin seal võistlejate toas ringi ja mitte midagi ausalt öeldes aru ei saanud. Võib-olla nagu hästi kergelt, et minusugune mitte kõige targem inimene aru ka saaks. Algus võiks ju ära rääkida neid põhikomponendid elektroonikal, eks ole. Meil on takistid, meil on kondensaatorid, meil on transistorid, meil on toiteblokk. Ükskõik, on meil arvutid või on meil droonide juhtimine, mis on väga moekas küsimus või telefonid igal pool. Lihtsalt selle väikese vahega, et arvuti protsessorid, seal on tuhandetes ja miljonites komponente, mis on kõik pandud hästi tihedalt kokku. Elektroonika maailma teeb mulle põnevaks see, et kogu aeg saab katsetada uusi asju, uusi komponentide jootmist, kogu aeg saab paremaks ja sa kogu aeg arened selles suunas. Kui sa oled oma kätega midagi kokku valmistanud ja pärast lõpus see töötab perfektselt ja pikalt, siis see on nagu väga hea tunne. Kuna mul ei meeldi kaua nagu pingi taga istuda või lihtsalt lugeda palju asju, siis mul on tähtis see, et ma saan kätega midagi teha ja ise mõista, mis ma teen. Kui on alati mingisugune seade kodus katki läinud või ära kulunud või on ära visatud, siis ma võtsin selle lahti, vaatasin, kuidas töötab, võimalusel tegin korda. Eks ma ka alguses nägin ainult segadust, millest ma aru ei saanud, aga siis ma hakkasin internetist igasugu videosi vaatama ja siis sealt õppisin, kuidas need töötavad. Ja sealt edasi hakkas mind see elekter, kui nii öelda, siis palju rohkem huvitama. Mis tööriist see siis elektroonikas täpsemalt on? Mille jaoks on see vajalik? Ma vaatasin tegelikult meie võistlejad ka kasutavad seda ja väga tihti kasutavad. Ehk siis see on ikkagi, ma saan aru, väga-väga oluline osa elektroonikast. Kui me tahame 2 juhet kokku ühendada, paneme 2 juhet kokku, keerutame otsad kinni, ta annab ka ühendust. Kui me tahame, et ta peaks rohkem vastu, me peaksime ta kinni jootma. Keevitamine on, kus me sulatame ühe metalli kokku teise metalliga, aga jootmine on, kus me kasutame 3. metalli joodist selleks, et siduda nad omavahel. Muidugi võistlustel me kontrollime kvaliteetis, kui ta ei ole piisavalt hästi tehtud, võtad juhtmes kinni, tuleb lahti külm joode, siis on ta mitte kvaliteetne töö, järelikult ta ei ole töökindel. Kui skeemi järgida ei saa midagi valesti teha ja õpid ise ka, siis sa saad ise skeeme teha ja kui need töötavad, siis on selline hea tunne sees, et ma sain millegiga hakkama. Kui sa mõistad piisavalt, saad ise midagi täiesti disainida ja mõelda välja midagi, mida pole olemas maailmas veel. Kõige rohkem minu jaoks peavalu tekitas läbi augu komponendid, ehk siis komponendid, millel on pikad jalad ja mis lähevad läbi tõrkplaadi. Need on vaja asetada auku, lõigata mõõtu ja siis joota, võrreldes neid pinnapealsete komponentidega, mis on ainult vaja joota. Et need läbiaugu komponendid olid paras peavalu. Nad olid nii lähestikku, neil olid pikad jalad ja pilt läks silme eest kirjus. Kui meil on LED, ehk siis valgust kiirgav pooljuht diood, selle jaoks on siin peal ju markeering, kus on pluss ja kus on miinus. Üldjuhul me teame, et pikem juhe on tavaliselt LED-il plussklemm, lühem on miinusklemm, ehk siin on see jämedam on pluss ja paneme siia vastu, siis hakkab see LED põlema. Ja nüüd paneme ta siia plaadi peale selle õige polaarsusega. See pikem siis plusspool. Pikem on pluss, läheb siia alla, jah. Ja paneme niimoodi, painutame komponendi jalad natukene ära, et ta välja ei kukuks, kui me jootma hakkame. No aga kui sellega näiteks me siin laome need asjad täis, mis me siis... Joodame kinni ja vaatame, kas hakkab ka niimoodi vilkuma võib-olla. Kõik need asjad peaksid siis nagu lõpuks toimuma. Kõik peaksid seal peal olema, jah. Võrrelda võiks veel elektroonika eriala Ullassepa tööga. Ta on hästi täpne, nõuab head silma, teravust. Võib-olla tüdrukute jaoks öelda, et nii nagu tikkimine, täpselt sama peenikene. Siin peaks nagu rohkem õppima füüsikat, fundamentaalseid teadmisi, saama aru, mis see elektroonika on. Eks ma siin hakkan neid takisteid ja
mis see teine see oli? Takisteid, kondensaatoreid, transistoreid siin laduma ja natuke harjutan enne, kui me üllatuskülalisega seda edasi teeme ja joodame, aga mis seal ikka läheb, vaatame, kus meie võistlejatel läheb. Selle ülesande puhul tuleb olla ühes kohas hästi täpne ja see on just komponentide paigutus, mis võib olla problemaatiline. Kohe, kui sa loed elektriskeemi nii-öelda valesti ja tead ka komponentide tausta natukene valesti ja ühendad ta peale tagurpidi, siis ta kahjuks ei hakka tööle ja võib isegi rikneda. Nii et ma loodan, et kõik tudengid saavad sellega hakkama, aga kui tuleb ikkagi selline ärevus ja närv sisse, siis võib juhtuda, et pannakse kogemata mingi komponent valepidi peale ja siis on mõnes mõttes mäng läbi. Ma tundsin ennast väga hästi, kuna kõik joodised ja kõik mul läks väga kenasti. Aga nüüd teisena oli kaabli koostu montaaž ja seal ma tukerdusin kinni. Ma pidin võtma kaablikoorijaga isolatsiooni ära ja siis jootma need otsad siis tinaga kokku, et saaksin siis sinna sisse pista. Aga mul kogu aeg murdus ära, ma pidin ära lõikama otsast. Ma suutsin joota vale komponendi valesse kohta. Kiiresti vaatasin, mis sinna peaks minema ja kuna need jupid olid üksteise kõrval, siis ma ajasin need sassu. Kuna auk oli tina täis, siis seda sealt ära saada oli päris raske. Võistlus on täies hoos, aga pärast pausi tuleb meile siia üllatuskülaline, kelle hobi on väga tihedalt seotud elektroonikaga ja selleks on näitleja Priit Loog. See on nagu niidinõela. Ei, ära sinna pane, kondensaatorid oli sul pluss ja miinus. Just. Elektroonikute nooremeistri võistlus jätkub. Ma olen päris kindel, et ma jõuan finaali ka. Aga kuidas ma finaalis hakkama saan, see on omaette küsimus. Ma arvan, nooremeistri tiitel tuleb mul ikka ära, aga see tuleb raske võitlus, sest ma ei tea teiste osalejate kogemusi ja tugevusi. Enne pausi sai pool tööd tehtud ja pool on veel ees. Aga enne, kui me jätkame, tahaks siia kutsuda tänase üllatuskülalise, kelleks on näitleja Priit Loog. Tere, Priit! Tere! No räägi, kui suur elektroonika huviline sa ise oled? Väga suur. Ma mõtleks, et ma olen nagu tehnika mõttes, ma olen nagu huviline, aga nagu tarbijana pigem. Et selles mõttes ongi väga huvitav olla ja võib-olla saada ise ka väike selline sissevaade sellesse kõigesse, sest mis on enamasti katete ja igasuguste asjade all või seal sees, et seda ma ei tea üldse, et ma arvan, nemad kõik on juba praegu 10 korda targemad, mina iial saan olla. Mul on sulle head uudised, sest me saame ka need käed soojaks teha ja sa saad väga palju õppida. Ma vaatan, et tegelikult meie võistlejad juba tahavad tööle edasi minna, ärme neid sega, nii et jätkame võistlusega. Põhivõõri ülesandeks siis jah on elektronkell, mis hakkab meile nii-öelda aega näitama ja seal on siis visuaalselt ka selline ring valgustjoodidest, kus siis hakkab sekundi seier siis jooksma. Näha, et sa teed midagi valmis ja siis see lamp hakkab vilkuma täpselt nii, nagu sa tahtsid, et minu jaoks on see maru huvitav. Poole tee pealt panin tähele, et ma olin kella display valepidi ära jootnud. Ma pidin siis kõik need jalad uuesti lahti jootma, selle vana joodise ära võtma, keerama teistpidi ja uuesti peale. Aga too võttis nagu suht kaua aega, sellepärast, et too on palju keerulisem kui peale jootmine. Ma vaatasin pilti valesti, meie juhendit on ja öeldakse 2 korda müüda ja siis lõika on ja. Et 2 korda ma küll ei müütnud. Pool aega on möödas ja selgelt paistab sealt nii-öelda välja, et üks tudengitest on seal juba jõudnud päris kaugele, tegeleb hetkel kaablikostuga, mis on päris juba hea. Aga on selgelt näha ka, et üks natukene hakkab maha jääma, et ei ole jõudnud nii kaugele kui selline, ütleme, Harju keskmine. Ja see ülejäänud 6 tudengit seal, Harju keskmine on enam-vähem kõik siuksel ühel tasemel. Kui aeg läks käima, no siis ikka värisesid päris korralikult. Aga peale 2 tundi, siis mul hakkas juba rahulik käsi, ma sain pintsettidega hoida komponente päris hästi kinni ja päris
ladusalt hakkas minema. Vahepeal tekkis paar äpardust. Esimene asi oli täiesti minu lohakus. Olin käe pannud toote peale ja koos kitliga selle toote maha tõmmanud. Teine äpardus oli takistid, olid lehe peal, lehte ma tõmbasin kogemata käega, lehe üks serv tõusis püsti ja takistid lendasid imurisse. Aga õnneks sain varutakistid. See on kõik enda lohakus. Ma arvan, et need lohakusvead tekivad sellepärast, mul on väike närv ja kiirustamine. Võistlus on lõpusirgel, aga enne kui finišisse jõuame, siis tuleme tagasi pingi taha. Ja Priit, tunnikontroll sulle ka. Mis see siis on? See on üks asi 2 traadiga. Mis selle nimi on? No, mis mul meelde tuleb, äkki on see mingi kondensaator. Ussa, Priit. Aga tubli, väga õige vastus. Mis see on? Teada, Andrei, see on pirn. On jah? Ja. Aga täpsemalt? Leed. Leed, väga tubli. 2-2. Mis see siis on? See on nüüd pähkel. See võiks Kuldvillaku küsimus olla. See on... Meie Mardiga teame vastust. Ja. See on transmitter. Ei ole? Siis on süntesaator. Ei ole. See on takisti, Priit. Takisti, just. Ja mis see siis on? Tuleb mõni sõna pähe veel või mis sellega... T-tähega algab. Siis see on transmitter. Transistor. Transistor. Sellega on see tunnikontroll lõppenud ja sellega ka minu teadmised piirduvad. Seega, Mart, ma arvan, et... Vaatan eksperdi poole. Jaa, Mart, me rääkisime siin, et me tahaks tegelikult jootmisega natuke tegeleda. Elektroonikamaailm on lahe, kuna mulle meeldib joota lihtsalt. Kui valesti joota, siis võib ajaliselt tulla puudu ja kui tööle ei hakka, siis sellest võetakse päris palju punkte maha. Kas sa oled jootnud varem? Ei ole, ma ei ole kunagi jootnud, aga ma olen näinud kõrvalt, et seda kuidagi tehakse. Ei, me olime rohkem treipingi taga, nii et... Mis me siis siin nüüd tegema peame? Kõigepealt meil on kasutusel jootekolb. Tänapäeva jootmise puhul on kasutusel ka jootejaamad, mis võimaldavad reguleerida jootekolvi temperatuuri vajaliku kõrguseni. Ja miks see temperatuuri reguleerimine on vajalik? Kui me kuumutame üle trükkplaati, siis ta kas laguneb ära, läheb katki, hakkab kõrbema. Kui ta on kõrbenud, sööstunud, siis süsi juhib elektrit, järelikult meil on potentsiaalselt lühiühendused. No näiteks sa paned ühe kondensaatori siia õige pidi. See on nagu niidinõela. Ei, ära sinna pane. Kondensaatori täis on pluss ja miinus. Just. Sa oled õigel teel. Mitte 2 tükki ühte auku, vaid eraldi. Ja, ma tahtsingi panna, te lihtsalt nägite praegu valesti natukene. Läheb ta nüüd õigesti. Kindlasti läks õigesti. Ja selleks, et tekiks meil parem jootesild, me peame samaaegselt soojendama nii joote kohta kui ka seda komponendi jalga. Sulatad augu kinni. Ja. See aparaat näitab ilmselt südamelööke siis, kui sel hetkel, kui ma proovin tabada. No ilmselt küll, jah. Töö alguses oli enesetunne tegelikult päris hea, aga lõpupoole läks närvilisemaks ja aeg hakkas tiksuma tagant. Kõige kauem läks nende leedide jootmisega, sest neid oli üsna palju. Nad peavad kõik sama pikad jalad olema ja plaadis sama kaugusel. Näita nüüd meistriklassi. Ma püüan. Mis ma nüüd tegema pean? Pane läbi augu ilusti korralikult sinna. Mina olen sinuga, kui sa tunned, et sa vajad abi, siis ainult ütle. Sa vist lõikasid natuke palju ära. Teine ots vist kukkus välja. Jah, kahjuks ei tulnud nii hästi kui Priidul, aga... Vastu plaati toetuma. Siis ei kuku ta maha. Ta on siin. Aga ta peab jääma näha peale jootmist, eks ole? Ja, ei, tegelikult Andrei tegi tubli töö. Näed, on ju tegelikult. Ja. Nii, nüüd paneme natuke seda siia. See on ju täitsa kena. No tuli juba parem. TalTechis oli käsijootmise võistlused ja meie peakohtunik oli ka seal üks nendest, kes osales. Ta on 2 korda saanud Euroopa meistrit vist peaaegu. Nemad joodavad 1 tunniga, kus on 60 minutit, 300 joote kohta. Nagu asjalik või nagu... 5 asja minutit tuleb vist, kui nüüd täpne olla. Natuke vähem ilmselt me oleks nagu... 280, 270 ja kui sa päevad läbi ainult tinutad, siis ma kujutangi ette, et see tulemus võibki saada ühel võistlusel päris hea. Aga liigume meie võistlejate peale üle ja vaatame, kuidas neil läheb. Ma loodan tõsimeeli, et nad teevad seda paremini kui meie. Osad võistlejad on ikkagi eespool, aga kõigil on siiski võimalus praegust veel lõpetada.
et ei ole ühtegi sellist olukorda, kus me näeksime, et ei ole võimalik lõpetada. Ma arvan, et selle plaadi jootmise peal ma olen lihtsalt kõigega rahul, et seal ma ei tahagi midagi teisiti teha, aga kaabli montaažis seal ma pean ikka mõndasid asju õppima, et mida õigemini saaks teha. Mul kogu aeg murdus see ära, ma pidin ära lõikama otsast. Nüüd kohe meil valmib esimene võistlustöö, aga see, et on kokku joodetud, ei ole veel võit, et sealt tuleb ikkagi vaadata, et see hakkab tööle ka. Meie ootus on esmalt see, et me saame käima sealt kella, mis hakkab meile numbreid näitama, hakkavad ka seal ühed valgusjoodid põlema, et seal võib juhtuda tõesti see, et on küll uhkelt kokku saadud, aga kui tuleb see pingestamise hetk, ehk siis me paneme sellele pinge külge, võib juhtuda, et see ei hakkagi tööle. Seis on selline, et ma lõpetasin esimesena, sain töö valmis 2,5 tunniga, olen oma sooritusega enamjaolt rahul. Nii. Ja. Ma ohkasin kergendusest, et asi ikkagi töötab. Minu sisetunne iga elektroonikaseadmega, mis ma olen kunagi kokku pannud, on see, et alguses kisitan silmi, kui ma selle voolu panen. Sest et kõik võib tunduda perfektne, aga kunagi ei tea. Mul on näkku lennanud asju. Edasipääs finaali sõltub sellest, et kui hästi teistel on siis joodised välja tulnud. Lõpetasin siis teisena ja kõik, ma arvan, on tänu mu näppudele, millega ma sain nii kiiresti tehtud asjad. Jah, polaarsused on korras, võime pingestada. Ma sisemuses karjusin, et see ikka läheks tööle, et ikka lootsin. Toote funktsionaalsus ei alles, kaabli koost on korrektne. See oli väga rõõmus, kui tööle läks. Ma arvan, et ma isegi saan finaali. Ja, kontrollime üle. Mul ei läinud plaat esimese korraga tööle, kuna mul oli mingi ühendus, oli halvasti joodetud, ehk ma pidin lihtsalt kõik ühendused üle jootma. Vaatame, kas hakkab tööle. Samas ma arvan, see kiip võib olla väga hästi läbi põlenud selle ajaga. Sul on viimased 4 minutit, veel jõuab. Kõik läks üsna lihtsalt, ei tekkinud ühegi asjaga probleeme ja võtsin asja rahulikult, tegin omas tempos ja valmis ta sai. See, et käima läheb, selles ma olin nagu kindel 100%. Ma loodan, et ma olen üks 3, kes pääseb finaali. 2 minutit veel. Nobedate näppude voor. Võitle võiduka lõpuni ja vaata, äkki ikkagi leiad kuskilt selle vea üles ja võib-olla on kuskil lihtne lühis. Kui teise korraga läks põlema, siis ma olin endaga väga rahul sellepärast, et ma ei oleks teadnud, mida muud parandada. Jaa, väga hästi. Ma arvan, finaali ma jõuan kindlalt. 3 tundi on täis, lõpetame kõik oma tegevused. Aitäh teile! Mul kulus kõik 3 tundi ära. Hea tunnen sellepärast, et see sai lõpuks ometi läbi, et ei pea ühes kohas enam istuma. Võid proovida. Maha põled, mis siis saab? Siis on mäng läbi. Veidi paha tunnen, sest et USB-liidese kokkujootmine ei läinud kõige paremini ja see ei töötanud lõpuks. Pilti ei tule. Järelikult kaabli koost ei tööta. Tõenäoliselt oli kuskil mingi tinaplönn juhtmete vahel. Ma läksin väga üllatunud, kui mulle öeldakse, et sa jõudsid finaali, mis siis, et see läks pukki. Need leedid kella ümber siis pidid nagu pilema minema ükshaaval. Millegi pärast mul ei läinud nii. Ma usun, et ühel mikrokiibil oli siis jalg ootmata. Nad minu kaabliga seda käima ei saanud, kuna ma ei saanud oma kaablit valmis. Pingestame siis originaalkaabliga. Kõik lidid töötavad. Sekundid jooksevad. Paki sees oleva valmiskaabliga sai ilusti see tööle. Jah, funktsionaalsuse poole pealt on korras. Võib lahti ühendada. Ma tunnen ennast isegi päris hästi, et ma jõudsin ikka väga täpi peal valmis, aga vähemalt sain valmis. Pane voolumõõta adapter ka vahele. Sellel hetkel väga ei uskunud, et see päriselt hakkab tööle. Ja, funktsionaalsuse poole pealt töötab. Sekundite muutus toimib. Päris uhke tunne, et see päriselt töötas. Ole hea, säti oma laud korda. Me vaatame üle, kuidas see jootmise kvaliteet on olemas. Kas see on olemas, kas see on piisavalt hea, palju ta vigu on teinud ja siis vastavalt sellele ta saab oma punktid. Võistlejate töid hindavad elektroonikafirma Scanfil tootmisjuht ja Eesti meister käsijootmises Timmo Antso, elektroonikafirma Oman Estonia protsessiinsener Mihkel Viskus,
ning TalTechi Toomas Johan Seebeki Elektroonika Instituudi lektor Kaiser Pärnamets. Esimene võistlusvoor on siis läbi. Üks suurimaid proovikivisid oli siis kaabli koostuu tegemine. Kõik osalejad jätsid selle ju kõige viimaseks tööks, eks, ja osa ei jõudnudki valmis. Mis tundub nii lihtne olema, aga samas oli piisav väljakutse. Absoluutselt. Positiivsena tooks välja selle, et jooteoskus. Tegelikult olid ka jooted võrdlemisi head. Ohutuse poole pealt kõik jälgisid ikkagi põhiohutusreegleid. Mina tooks võib-olla negatiivse külje pealt välja seda, et plaatide puhtus. See on asi, millele tuleks nagu tulevikus kindlasti rohkem tähelepanu pöörata, et kuidas trüppplaat fluksijääkidest, rebustijääkidest puhastada ja mida lugeda nagu puhtaks plaadiks, eks ole. Ja, sest tegelikult ju aega jäi väga paljude võistlejate veel alles. Oleks saanud seda kulutada ka trükkplaadi puhastamise jaoks. Ehk siis sealt läks kaduma mõningaid punkte. Aga järgmine kord saab seda alati paremini teha. Mida ma ise oleksin võib-olla tahtnud kõikides osalejates rohkem näha, on tegelikult mingisugune metoodika. Paljudel oli seal ikkagi laua peal võrdlemisi suur segadus, et ei olnud üle õla vaadates kohe aru saadagi, et millega ta täpselt seal tegeleb. Aga üldine pilt oli tegelikult ikkagi väga hea. Tulemused olid väga tasavõrdsed, vähemalt esikolmiku hulgas. Ja mis minule jäi silma, et keegi nagu ei olnud närvis, kellega käed ei värisenud, kuna kaamerad, mingid kohtunikud tuiavad seal ringi ja segavad ja kõik olid täiesti nagu rahulikult. Teeme, said valmis ka, väga tublid. Põhivooru ülesanne on tehtud, kohtunikud on tööd ära hinnanud ja nüüd me saame teada, kes on need 3 parimat, kes liiguvad edasi finaalvooru. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Esimene finalist on... Närvid. Närvid käivad ikkagi... Käivad igal pool. Taavi. Ikka väikse üllatusena tuli see. Oma arvust tegin ikka päris palju vigu, aga küllap siis tegi teised ka nii palju vigu. Teine finalist on... Ootasin ja lootsin enda nime, et kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule, et konkurents oli tugev. Elisabeth. See, et mu 3 parema sekka sain, on minu jaoks päris hea uhke tunne, aga finaali närvid on suurem kui praegu rõõm. Ja viimane finalist on... Kui ma finaali ei pääseks, siis mingis mõttes oleks päris üllatunud, aga samas mitte, sellepärast, et selle apsaka tõttu, mis mul vahepeal oli komponentide järjestusega seoses, võin ma langeda edetabelist tahapoole. Ma loodaksin ikkagi, et keegi polutehnikumist tuleks. Kenno. Kusjuures üsna rahulikuks jäin, et tundus et üllatus, aga samas ka kergendus, et ma siis sain ka nüüd edasi ikkagi, et... täitsa hästi läks siis järelikult klassikalise eestlase rõõm, jah. Palju õnne teile, aga teeme ka aplausi meie ülejäänud võistletajale. Konkurents oli tugev ja kõikidel oli võrdne võimalus võita. Kõik olid väga tublid. Teiega näeme kohe-kohe, sest pärast pausi algab finaalvoor, kus selgub noormeister. Esikolmik on juba käes selles suhtes, aga ei ütleks, et nagu kohe-kohe on võit ka ukse taga, et sinna tuleb veel pürgida. Minu arust Elisabeth on mu kõige suurem konkurent, sellepärast on juba mitu korda osalenud noores meistris. Tiitlivõidu jaoks tulebki mul närvid kõrvale panna ja ikkagi kõik oma oskused ühe korra veel üles otsida taskutest. Elektroonikute nooremeistri võistlus jätkub. Minu kõrval seisavad 3 finalisti ja varsti me saamegi teada, kes võidab selle tiitli endale. Ma tunnen ennast päris tugevana finaali minnes. Enesetunne on siuke nagu üllatav. Ei arvangi, et nii hästi ka saab kohe. Kallid finalistid, kas te olete valmis? Jaa! Ma arvan, noore meistri tiitli saan mina. Kerge surin on sees, et aga katsun närve all hoida ja teha see finaal ära. Aga siis alustame finaalvooruga. Elektroonikatööstuses, kui me tahame midagi arendada, tekib alati mingisugune idee, ma tahan seda teha. Ja siis selle idee esimeseks sammuks on alati mingisugune prototüüp, mis pannakse kohe nende komponentidega
mis lähedalt võtta on, kokku ja siis seda teevad ka meie finaalvõistlejad. Olete jõudnud finaali ja täna on teie ülesandeks kokku panna makettplaadil multivibraator. Ülesande lahendamiseks on teil tund aega. Jõudu! Finaalvooruks oleme me tegelikult välja mõelnud sellise huvitava ülesande. Me lähme sisuliselt sammu tagasi ja makettplaadi peal panevad nad kokku ühe ossilleeriva skeemi, ehk siis võnkuva skeemi, aga et see ülesanne ei oleks neil ülemäära lihtne. Oleme me tegelikult sinna sisse teinud ka ühe sellise pisikese vimka, milleks on siis see, et anname neile ette küll elektriskeemi, aga me ei ole täpselt täpsustanud, et millised komponendid sinna peavad minema. Võrreldes esimese ülesandega, siis see on rohkem juba väljakutset esitav. See 1 tund on niisugune küllaltki pingeline, aga on tehtav. Tundus üsna keeruline. Võttis ikka kukalt kratsima, aga kuskist otsast tuleb pihta alustada ja eks ma siis vaikselt tegin. Selle töö käigus me hindame ikkagi esimesena seda, et see hakkaks funktsionaalselt tööle ja töötaks meie poolt ette antud siis tingimuste alusel. Nad võiksid sellega hakkama saada, aga ma ei tea, kas saavad ka. Finaalitöös on keeruline see, et ma ei oska arvutustehteid peast. Ei tea neid valemeid, mis seal äkki vaja oleks. Ma loodan ikkagi, et ma saan tehtud kas või õnne abil või sellega, et ma panen uupi kõik ja loodan parimat. Alguses oli küll probleeme. Jootmine tuli ilusti kätte, aga arvutamise alguses viskas plokki ette. Pinge oli peal ja lihtsalt läks meelest ära. Kes meist 3 noore meistritiitli saab endale? Ma ütlen, et eks see ole aja küsimus, et ma loodan, et läheb hästi. Meie võistlejad peavad mängu panema nüüd kõik, sest kaalul on noore meistritiitel. Saame tuttavaks meie finalistidega. Ma tunnen, et päris tugevana, sellepärast, et ma olen sarnased asju juba varem teinud. Olen Taavi Tiits, olen 17 aastat vana ja tulen Jõesust. Vabal ajal meeldib mulle arvutik kokku panna ja vanad elektroonikat taastada, et sellele uus elu anda. Tulevikuplaanid on minna kaitseväkke ja siis kas tööle või elektrikuala õppima. Ma olen närvis, kuna finaalitöö tuleb keeruline ja ei ole selleks piisavalt ette valmistanud. Olen Elisabeth Kerra, olen 19-aastane ja olen Raplamaalt. Hobisi tegelikult mul on seinast seina, ma tegelen fotograafiaga, maalimisega, matkamisega ja ujumisega. Kõik need on mulle nagu kulla kallid, ei taha ilma jääda ja need on loonud selle, et ma tulin üldse elektroonika erialale. Kui kool saab läbi, ma plaanin minna ülikooli edasi. Arvan, et ma läheksin edasi TalTechi õppima masinaehitust või midagi sarnast, mis neil seal pakkuda on. Ma pean endast parima andma ja tegema kõik võimalikult kiiresti ja õigesti. Mina olen Kenno Ratsin, olen 23 aastat vana ja tulen Pärnumaalt. Vabal ajal sõidan jalgratast, mängin discgolfi ja nagu noortele tavapärane olen ka arvutis. Tulevikus lähen töötan ettevõttes ja liigun mööda karjääriredelit ülespoole. Kuna see skeem, mille nad kokku panevad, on sümmeetriline, ehk siis sisuliselt vasakpool näeb peegelpildis samasugune välja nagu parempool, siis see põhiline, millega nad võivad seal hätta jääda, on see, et nad mõtlevad sisuliselt üle, et teevad enda jaoks selle ülesande liiga raskeks, et minu nägemusel, mis oleks kõige lihtsam, millisel viisil nad võiksid seda teha. Tehku ära 1 pool ülesandest ja siis hiljem lihtsalt kopeerigu seda teist poolt ülesandest. Tund aega oli üsna kitsas aeg, et kogu seda asja ära teha. Põhimõtteliselt on loomulikult olemas oht, et keegi ei saa selle aega hakkama. Võrreldes põhivooruga oli see natuke raskem, sest sa pidid mõtlema ise, kuidas sa viid need kõik jooterajad seal ilma teisi puutumata. Mis võibki problemaatiliseks minna on see, et minnakse närvi, ei olda metoodilised ja organiseeritud, mis on kindlasti selle ülesande lahendamiseks oluline ja see võib saada selliseks põhikomistuskiviks, mille tõttu ei jõuta ajaga raamistikku ja siis lõpuks ka seda skeemi kokku panna. Arvutused tulid enam-vähem, ma arvan, et tulid kõik õiged, sest ma proovisin ka tagurpidi sama tulemuse tagasi saada ja need omavahel klappisid. Seega ma arvan, et tulemused olid õiged. Kõige rohkem võttis aega üldse selle skeemi tegemine niimoodi, et sa saaksid plaadi peale pandud. Lugupeetud võistlejad, algab viimane minut. Täpselt enne viimast minutit ma küsisin tegelikult testima, aga täpselt enne testimist ma leidsin endal ise vea ülesse.
maaühenduse ühendasin vale transistori jalaga ja terve viimane minut ma üritasin seda viga parandada, aga ma ei jõudnud. Viimasel minutil läks natuke kiiremaks, aga ma jõudsin ühe vajaliku asja mõõdetud. Jätkasin omas tempos, küll natukene kiiremini kui muidu, et saaks viimased asjad viimistletud ja valmis. Jõudsin oscilloskoobi tööle panna ja siis öeldi, et võistlejad, teie aeg on läbi, korrastage oma töölaud. Enesetunne on siuke küsimärk. Ei tea, kas läks hästi või läks halvasti. Nii, vaatame siis üle. Kui me vaatame lõpptulemust, siis me peaksime nägema signaali muutust madalast kõrgesse asendisse. Jootmistöö sain tehtud, aga mul oli tegemata sageduse testimine. Tunnen hea, enda arust läks hästi. Pane kui ampereetri peale, vaataks hakkan näitama. Ma arvan, et mu seade läheb tööle. Transistori ühendamisel on praegu viga tehtud. Just. Üks elektriline ühendus on puudu toitest. Ehk siis põhiline probleem on selles, et patarei pealt tulev toide on katkestuses. Terve skeem ei tööta kahjuks. Kui mul oleks veel äkki 15 minutit, siis ma saaksin 100% valmis. Siin on praegu nagu lootust. Ma arvan, et minu töö läheb tööle, sest koos tuli justkui tehtud õigesti. Ei tulegi või? Ongi nii? Ei nagu seal midagi. Ja leidsin üles, kahjuks ka tema on teinud selle, et toide tuleb siit ilusasti juhtmega. Ja siit kahjuks ei ühenda mitte kuskil edasi, et ta on teinud endale isegi jumperi, mida ei ole küsitud. Ma loodan, et see, mis ma tegin, on piisav, et olla siis teistest edukam. Siin on praegu nagu lootust. Nii, vaatame siis. Päris hea, aga samas ka kurb. Ei saanud täiesti tehtud nii, nagu tahtsin ja ajast jäi ikkagi natukene puudu. Viimane asi jäi ühendamata. Ma arvan tegelikult, et see ei lähe isegi käima. Ka see skeem ei lähe võnkuma. Ise ma arvan, et ajast jäi puudu mul täpselt 5 minutit. Tegelikult mind üllatas, et ükski võistleja ei jõudnud töötava multivibraatorini. Kas see ülesanne oli natuke keeruline või pöörata seal tähelepanu asjade peale, mille peale ei oleks nagu vaja nii palju tähelepanu pöörata. Ma mõtlen just seda kunstilist poolt. Kõik absoluutselt ilusasti komponendid ette valmistatud, kõik painutatud sirgelt ühtepidi, vaatad kunstiteos. Aga see ei olnud selle ülesanne mõte üldse. Sest ülesande mõte oli saada see tööle, teha mõõtmised, arvutused. See oleks pidanud olema selle võistluse põhifookuses. Just. Ja ma ise julgeks öelda, et sinna kadus paljudel tegelikult pool oma võistluse ajast. See on selline koht, kus sa teed kiirelt, sest et tegu on prototüüpimisega. Absoluutselt, jah. Ma arvan, et ma ei saa nooreks meistriks, kuna ma nägin endal vigu ja ma tean, et ma ei saa mõõtmisülesannetega palju punkte. Mis siit ka minu jaoks selgelt välja paistis, oli see, et matemaatika jäi veidikene nõrgaks. Mitte kõigil osaliselt oleks tahtnud näha seda, et selline lihtne valem on kerge paberi peal ringi tõsta. Sealt oli ikkagi näha tõesti, millised nende erisused olid. Mul on tunne, et Taavi ja Kenno saavad mõlemad minust natukene parema koha, kuna üks nendest jõudis täiesti juba testimiseni ja mina ei jõudnud sinnani. 2 võistlejat olid teinud korralikku eeltööd ja neil see lähenemine oli õige seal. Ja ülesanded ei peagi olema nii lihtsad, et igaüks neid valmis saab. Ja, alati peab olema väike väljakutse. Seda noormeistri tiitlit on hea omada. Võib-olla saab isegi paremale ametikohale. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saab sel aastal elektroonikute nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored elektroonikud. Taavi ja Kenno Pärnumaa kutsehariduskeskusest ning Elisabeth Tallinna Polütehnikumist. Finalistide ülesanded olid ilmselt raskemad, kui nad arvasid, aga nad said väga hästi nendega hakkama. Nad kindlasti kõik vääriksid nooremeistri tiitlid ja nende kutseõpetajad on väga uhked nende üle. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Timmo Antso ja toetajate esindaja Incap Electronics Estonia tegevdirektor Margus Jakobson. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Timmo Antso, kes on elektroonikute noormeister?
elektroonikute noormeister ehk siis meie esimene koht näitas väga head teooria rakendamist praktikas ja ka väga stabiilset kätt toote kokkujootmises. Võitjaks on Kenno. Palju õnne kõigile finalistidele. Taavi, sina saavutasid teise koha. Elisabeth, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile Kennole. Võistluse peakohtunik Timmo Antso, kui tasavägine oli võistlus ja mis eristas Kennot? Võistluse esimene voor oli väga tasavägine, seal ikkagi tuli määravaks väiksed punktide vahed, aga teises siis voorus tulid kasuks head teadmised teoorias, erinevate valemite kasutamine ja sealt tuli ka see võit. No Kenno, sul on võidukarikas nüüd käes. Kui üllatunud sa oled, et võit koju tuli? Ma olen väga üllatunud, sest konkurents oli väga tugev, aga koju ta tuli. Väga tubli ja palju õnne. Teeme suure aplausi. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Maxerv, Scanfil, Veller, Oshino Electronics Estonia ja Incap Electronics Estonia. Toetajate esindaja Margus Jakobson, mida soovite meie värskele võitjale? No nagu me elektroonikamaailmas ütleme, et electronics is everywhere. Elektroonika on kõikjal, ta on igal pool. Ja see trend kindlasti kasvab, et olete õigel teel õige ala valinud. Teie oskused, uudishimu ja nutikus on just need asjad, mida elektroonika tulevik vajab. Ja olgu see tunnustus teile siis julgustuseks ja tänuks, et te ikka elektroonikamaailmas neid järgmisi samme võtaksite ette. Aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Lõuna-Eestisse. Räpina aianduskoolis selgub, kes võidab nooremeistri tiitli maastikuehituse erialal. Kuidas võistlejad saavad hakkama meeskonna tööga, näeme juba järgmisel laupäeval kell 19:30. Kohtumiseni! Maastikuehitus ongi nagu niisugune kombinatsioon ehitajast ja aednikust, et sa saad teha nagu ühte ja teist. Hakkame ehitama linnumaja. Seal ei saa eksida, see kohe märgata. Tema ongi see pea, aju ja mina olen need käed põhiliselt. Kogu aeg peavad käed käima. Mis probleem on? Me ei taha, et sõrmed lendama hakkaks. See viimane tund oli ikka päris julme. Me ei oodanud midagi sellist. Meil on seis väga mäda. Tohin alla anda. Sellega me panimegi põhimõtteliselt nagu puusse ja siis hakkasime mõtlema, oi, nüüd on tõesti nagu läbi.